Harju maakohtu Kitsuke Saal on ajakirjanikest pungil. See, et kellegi ennetähtaegne vabastamine nii palju kirgi kütab, ei ole tavaline. Sellise huvi suutis tekitada Kairi Kuusemaa ennetähtaegse vabastamise arutelu. Kairi Kuusemaa kannab karistust imiku tapmise eest. 25. augustil Riigikohtu otsusega tema karistus 3 aastat ja 9 kuud vangistust jõustus lõplikult. Vastavalt seadusele on sellest pool kantud ja õigus taotleda ennetähtaegset vabastamist elektroonilise valve alla. Mis oli aga üllatus, peale protsessi, mille vältel Kuusemaa vaikis, hakkas ta nüüd rääkima. Kohtunik Tatjana Bogdanova uuris kõigepealt sotsiaalsete tegevuste kohta vanglas, samuti selle kohta, kas Kuusemaa teab, mida tähendab elektrooniline valve. See tähendab suurt vastutust ja koostööd kriminaalhooldajaga ja et ma pean uuesti välja teenima usalduse ja õiguskuulekat käitumist alluma reeglitele ja järgima kõiki kohustusi. Miks siis ikkagi selline kuritegu aset leidis? Ma olin šoki olukorras, palun, et kohus mõistaks. Ma tean, et mitte miski ei õigusta minu käitumist, mitte miski. See kahetsus, et minu last ei ole täna minuga ränk, raske tagajärjed, kogu see valu, kannatused, mida minu oma mõtlematu käitumine, valed otsused on teinud minu perekonnale. Et minu mõtlematu käitumine, tegemata jäetud otsused, valed valikud on võtnud minu lapselt võimaluse elada täisväärtuslik elu, kasvada üles armastavas perekonnas. Tallinna vanglas töötab Kuusemaa õmblejana. Vabanedes lubas Kuusemaa elama asuda vanemate tallu ja seal tööle asuda. Enne vangistust töötasin oma perettevõttes traktoristina. Mul on olemas traktoriload. Oma pikaaegset töökogemus põllumajanduses, toiduainete tootmises ja töötlemises. Et see valdkond on mulle teada ja mul on praktilised töökogemused selles valdkonnas. Kairi Kuusemaa selgitas pikalt, kuidas ta soovib asuda paranemise teele. Kohtuniku küsimusele, kas ta tunnistab ennast süüdi, väga selgeid vastuseid ei tulnud. Tema väited toetab ka tema kaitsja Margus Sorga. Kairi Kuusemaa rääkis väga pikalt, mida ta tunneb, mida ta mõtleb ja miks see kõik on nii läinud. Siin on veel väga olulised 2 tegurit. Oluline on otsus prokuratuuri ja vangla poolt. Tallinna vangla on tema ennetähtaegse vabastamise heaks kiitnud. Prokuratuur on aga vastu. Prokuratuur leiab, et ei ole veel täidetud preventiivsed eesmärgid. Kairi Kuusemaa ei ole olnud veel valmis vastutust võtma. Ei ole tegeletud nende riskide maandamisega, millised teda esmajoones vanglasse viisid ning seetõttu prokuratuur leidis, et praegusel hetkel vabastamine oleks ennatlik. Ma soovin seda uut võimalust, et ma saaksin tõestada, et ma väärin uut võimalust. Ja kinnitan, et minu edaspidine elu saab olema õiguskuulekas ja tahan ka heastada kogu selle kahju ja valu, mida ma olen põhjustanud oma käitumise, väljaütlemiste, tegudega, tegevusetusega. Kohus otsustab Kuusemaa ennetähtaegse vabastamise või vahi alla jäämise 7. novembriks.